Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja mustakassi imelised lood. Väekoguja. Et kartmatu hävitajaga võidelda on Lepatriinu ja mustkass kutsunud endale appi oma 2 uut partnerit, punarebase ja kilbiku. Loodetavasti saavad linnavalvurid peagi sellest uuest pahalastest jagu. Jälgige uudiseid. Lahing meie kangelaste ja hävitaja vahel on täies hoos. Oi ei, nüüd märatseb kohutav superpahalane Pariisi kõige olulisema monumendi kallal. Kui piinlik. Ilma minuta näevad nad täiesti naeruväärsed välja. Lepatriinu, sa vajad abi, tule Chloe'le järele. Vabandust, Chloe. Tule ema mesilasele järele. Majura, Lepatriinu ja mustkass on hädas. Chloe juba ootab Lepatriinut nagu alati. Väga hea. Ole valmis juhuks, kui Lepatriinu läheb ja ulatab talle mesilase imelise. Lepatriinu kutsub võluväe appi ja saab kummipardi. Mida ta sellega peale hakkab samal ajal kui mustkass, punarebane ja kilbik? Mida sa ootad, sa vajad mind? Muidugi, geniaalne! Lepatriinu päästab jälle linna ja võidab hävitaja oma superkangelastest sõprade kaasabil. Kuhu jäi ema mesilane? See on temast tõesti nõme. Sa ei saa üldse pihta. Lepatriinu kutsub mind ainult siis, kui ta on vastamisi eriti hullude pahalastega. Jaa, muidugi. Veis kilp maha! Triks puhkama. Ja pidage meeles, keegi ei tohi meie tõelisi isikuid avastada. Peale meie endi mõistagi. Aitäh teile, järgmise korrani! Sa pole ikka temaga rääkinud? Kas sa kujutad ette, kui ohtlik oleks Chloe'ga ühendust võtta? Kõik teavad, et tema oli ema mesilane, ka öölane. Ta võib seda kasutada, et meid lõksu püüda, sellepärast me ei tohigi end paljastada. Kõige parem on saladusi üldse mitte jagada, ja. Ehkki Chloe ilmselt ei tea veel, et tema aeg ema mesilasena on ümber saanud. Ma tean, ma ei ole jõudnud talle öelda ja jõua täna ka. Ma hakkan kohe muunduma. Palun luba, et sa räägid temaga. See oleks igati õiglane. Jah, muidugi. Chloe Bourgeois peab uuesti ema mesilaseks saama. Kas plaanite ikka temast oma liitlase teha? Lepatriinu ei taha millegi pärast Chloe'le mesilase imelist anda, ta on väga ettevaatlik. Siis pean tegema nii, et Chloe sunnib Lepatriinut talle imelist andma. Ta peab kaotama usu Lepatriinusse ja vihaseks saama, siis saan ta kuuma mõju alla panna. Ehk oleks aeg kaasata mängu Liila Rossi psühholoogilised anded. Suurepärane mõte, Natali. Suur tänu, et te mind usaldate, härra Agrest. Adrieni kaitsta on mulle suur au. Ehkki mulle teevad muret kõik need inimesed tema ümber, teie poeg väärib paremat sõpra kui see Nino, rääkimata kõigist neist tüdrukutest, kes üritavad pidevalt ta pilku püüda, eriti see koba Marinett ja ennast täis Chloe. Ta hoopleb lakkamatult, et tema on ema mesilane, aga Adrienil on neist 2 täiesti suva. Adrien ei ole Chloe suhtes täiesti ükskõikne, nad on ikkagi lapsest saati sõbrad olnud. Seda sõprust ei saa keegi rikkuda. Aitäh, Liila. Näeme homme. Jah, homseni. Olen kindel, et see noor daam aitab meie suurejoonelise plaani ellu viia. Punarebane ja kilbik on nii magedad. Ma ei saa aru, miks Lepatriinu neid kutsub, kui mina ema mesilane. Tere hommikust kõigile! Tšau, Liila! Lähme hakkame kontrolltööks õppima. Mis kontrolltöö? Täna on loodusõpetuse kontrolltöö. Tule näitan su järje peale. Kas te rääkisite Lepatriinust? Kes see on? See on Liila, ta käib meie klassis. Tõesti? Ilmselgelt ei ole ta mulle erilist muljet jätnud. Mulle meeldib su naljasoon. Tõepoolest, Lepatriinu on seda paar korda maininud. Sina suhtled Lepatriinuga? Muidugi, me oleme temaga head sõbrad, umbes nagu sina omal ajal olid. Kui ma tunnen, et tahan teda näha, ütlen võlusõnad, mis toovad ta kohe minu juurde. Võlusõnad? Jaa, just nagu sina annad märku, et ta kohale kutsuda, ainult et minu sõnad toimivad alati. Nojah, igaühele oma. Sa ei tahagi teada, mis need on või? No, kui sa nõuad.
kui Lepatriinu pärast neid sõnu sinu juurde ei tule, ei ole ta järelikult su õige sõber. Mine ees, ma tulen järele. Chloe? Mida sa tahad, Tupancheng? Ma ei tea, mida Lila sulle rääkis, aga ole temaga ettevaatlik. Küllap Lepatriinu tuleb su juurde ikkagi, võlusõnadega või ilma. Heidad mu üle nalja või? Kindlasti mitte. Ma saan Lepatriinut näha iga kell, kui mul selleks tuju on. Tegele oma asjadega, Tupancheng. Sa peaksid tõesti Chloe'ga rääkima. Ma just tegin seda, sellel ei ole mingit mõtet. Mitte siis, kui Marinette temaga räägib. Chloe kuulab ju Lepatriinut. Sul on õigus. Meie liitlane vastab me ootustele. Tunnen juba Chloe raevu kerkimas. Pane end valmis, Majura. Just nii, öölane. On aeg. Tiki, täpid peale. Kommi. Ei, August, sa oled liiga väike, et pulgakommi süüa. Lenda mu kaunis amokk. Võta see pettumus ja vormi see vihaks. Kommi. Kommi! Parakoletis, vabanda, Chloe, sa pead veidi ootama. Täna on see päev. Tere tulemast tagasi. Aitäh, nüüd ei ähvarda mind ükski oht. Tõepoolest, siin on nii mõnus ja turvaline. Äkki ootame ära, kuni Camemberi koletis välja ilmub. Kui me peaksime sellisega kokku juhtuma, hoian sulle priske käntsaka. Pläg, küüned välja! Ettevaatust, mu emand, pulgakommid lõhuvad hambaid. Ma ei näe kusagil ühtegi akuumaga nõiutud inimest, tundub, et see parakoletis tegutseb oma päi. Tee eluga! Siin Nadia Shamak ja uudised. Lepatriinu on alustanud võitlust pulgakommi koletisega. Kui Lepatriinu ei tule, võin meie kostüümid tuua ja võime need selga panna. Hea mõte, too! Ole nüüd! Ma tean võlusõnu, mis Lepatriinu kohe minu juurde toovad. Kas sa ei taha neid teada? Ei, saaks naeruväärne täiesti. Lepatriinu. Breli oli vist enne veidi endast väljas. Tõmba utusan, Pascal. Breli peab paar minutit omaette olema. Tehtud. Aida, suleke. Imeline Lepatriinu. Aga ma ju esitasin võlutantsu. Lepatriinu ei saa olla mind ju unustanud. See ninatark plikaus tõmbas mind lohku. Jaa, ma tunnen kobrutavat viha. Mu plaan töötab ime hästi. Lenda mu väika kuuma ja muuda ta kurjaks. Pole hullu, me võime ikka Lepatriinut ja musta kassi mängida. Mängida? Sinuga? Kes sa selline üldse oled? Sul ei ole mingeid võimeid, sa ei ole mitte keegi. Mina olen superkangelane, ema mesilane. Meil sinuga ei ole mitte midagi ühist. Lase jalga! Armas Chloe Bourgeois, siin öölane. Kas Lepatriinu tahab sinult su võimed ära võtta? Mina saan sulle väe anda. Tule minuga üheskoos, saame sinu imelise tagasi.
kui me koos tegutseme, pole su võimetel mingeid piire. ei, öölane, ma olen superkangelane, emamesilane. Lepatrinu tuleb mulle järele, kui ta mind vajab. Ma ei löö ilmaski sinuga kampa. Chloe Bourgeois on tõesti ainulaadne, aga ma tunnen tema läheduses negatiivseid võnkeid. Näen sõpra, kes võib aidata meil eesmärgini jõuda, otsida üles mu kurja kuuma. Ära kõdita. Väekoguja, su sõber hülgas su, sest teda huvitavad ainult teiste supervõimed. Mina annan sulle väe neilt nende võimed varastada ja oma sõprus tagasi võita. Vastutasuks tood mulle Lepatrinu ja Musta Kassi imelised. Aitäh sulle, öölane. Viimaks ometi saab meist Chloe'ga tõeline tiim. Nukid! Sa jäid tiba hiljaks, lahing lõppes 5 minutit tagasi. Lahing lõppes 5 minutit tagasi? Ei, see algab praegu. Sa jätsid Chloe liiga kauaks unarusse, Lepatrinu. Sa vist ei klaarinud tema kassi ära. No ma tahtsin küll, aga... Naeruväärne, täiesti naeruväärne. Must kass, ma hakkan kohe muunduma. Abikene, Must kass, aita mind. Ma isegi ei räägi nii, ära matki mind. Võluvägi. Mida sa tegid? See väike ahv varastas sinu võimed. Mine kutsu abiväge, ma tegelen temaga. Kataklüsm. Kuidas see kõlaski? Kataklüsm. Chloe'le hakkavad meie uued võimed nii väga meeldima. Nii see on, väekoguja. Mine ja otsi ta üles. Black, küüned sisse. Seda siis kataklüsm endast kujutabki. Luban, et ma ei nimeta dinosauris enam kunagi mömmideks. Võta mu jaki taskust tükiga kamembeeri, puhkame, kuni Lepatrinu tagasi on. Marinette Dupin-Chang, sa pead valima liitlase, keda saad sellel missioonil täielikult usaldada. Pärast missiooni võtad neilt enda imelised ja tood mulle tagasi. Väekoguja röövis meie mõlema võimed. Me vajame neid kõiki. Isegi Chloe't? See nõiutud isik on tema parim sõber. Kui keegi saab meid aidata, siis just Chloe. Oled sa kindel? See võib jääda tema viimaseks missiooniks, aga seekord on meil teda väga vaja. Must kass, kas kõik on korras? Tühi asi, sain lihtsalt kataklüsmi roietesse, pole hullu. Ma luban sulle, et me saame oma võimed tagasi ja ma ravin su terveks. Juba ootan. Me ei tea veel, kuidas Lepatrinul ja Mustal kassil viimane lahing õnnestus. Chloe, mul on võimed, me saame jälle koos mängida. Sabrina? Ma olen nüüd väekoguja. Ma näppasin Mustalt kassilt ja Lepatrinult nende võimed. Kas tahad Lepatrinu omi? Siis saad sina olla Lepatrinu ja mina Must kass, just nagu me oleme alati unistanud. Mitte niimoodi, sa ei saa üldse asjale pihta. Ma ei taha olla Lepatrinu. On ainult üks Lepatrinu, see ei ole mina. Mina olen. Emamesilane? Oli ka aeg. Just õige aeg. Kes sina oled? Majura. Kui sa tuled meie poolele, saab su unistus viimaks tõeks. Ära karda, ta on öölase ja minuga. Vaat ette, see näeb rohkem luupaineja moodi välja. Sa hakkad kohe luupainejas elama, Kiisu. Meil tuleb juba päris hästi välja. Keskendu, kilpkonna poiss. Võluvägi, kataklüsm. Me poleks selles olukorras, kui sina ja Lepatrinu oleksite mind varem appi kutsunud. Aitäh, Chloe, sellest on palju abi. Kui ma oleksin oma imelise kätte saanud, ma oleksin saanud teid aidata. Oleksin need 2 maha surunud. Viimaks. Tasa, mul on plaan, kuula. Ole paigal, nõme kass. Tule siia, Kiisuke. Sabrina, ma mõtlesin ümber ja ma tahan Lepatrinu võimeid.
Nad oleksid pidanud mind varem kutsuma, aga kuna nad seda ei teinud, siis ma mängin pigem sinuga. Suurepärane, kõik läheb plaanipäraselt. Majura, võta mustalt kassilt tema imeline. Oi, kui tore, meil saab nii lahe olema. Siin on sulle lepatriinu vägi. Aitäh, väekoguja, ma tahtsingi seda tagasi. Sa ajasid mind mingi haleda illusiooniga sassi ja ise pead ennast mu parimaks sõbraks. Mitte siis, kui mina siin olen. Kataklüsm! Must kass. Anna andeks, mu emand. Pidasin vastu nii kaua, kui jaksasin. Võluvägi! Kataklüsm! Kilbikas! Tule tagasi, Majura. Sa said oma mesilase imelise. Väekoguja kannab hoolt kassi ja lepatriinu omade eest. Kätte sain! Kaotasid midagi? Chloe, mine Majurale järele, ta läheb ilmselt öölase juurde. Seda sai kahetse, lepatriinu. Nektar, sumin peale! Kuhu ta kadus? Lepatriinu peab mind kobaks. Mesilastega ei mängita, ole paigal. Mul on ainult üks küsimus. Kas sulle meeldib olla lepatriinu teener? Oodata, kuni ta suvatseb sulle imelist laenata? Kas sa ei tahaks endale piirideta võimu? Siin oli 3 küsimust. Tule meie poole üle, sa võid iga kell ema mesilaseks saada. Lepatriinu andis mulle uue võimaluse ja mina annan talle ka. Seda sa veel kahetsed. Sina kahetsed seda, et mind alahindasid, nõme linnuke. Mis siis, kui ma sult selle ära võtan? Ei, kuhu ta kadus? Mirage! Kataklysm! Kilbikas! Eks katsuge nüüd minu Akuma kätte saada. Võluvägi! Padi? Mida rohkem teid on, seda rumalamat te olete. Mida ma peaks sellega peale hakkama? Kõdi! Muidugi. Me olime ju sõbrad. Eksid, Sabrina on minu sõber, aga mitte väekoguja. Ai, kõdi on. Tahad veel? Ei. Kilbikas. Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline lepatriinu. Lepatriinu, Majura pääses minema, mul on väga-väga kahju. Pole midagi, ema mesilane. Järgmine kord saame kätte. Kui sa oleksid selle mulle varem andnud, oleksime öölasest jagu saanud. Anna andeks, Chloe. Ma oleksin pidanud sulle ammu ütlema. Võimalik, et sa ei saa enam kunagi ema mesilaseks kehastuda. Aga ma tegin ju kõik, mida sa käskisid. Ma tean, aga see on sinu enda huvides. See on sulle ja su lähedastele ohtlik, sest öölane teab, et sina oled ema mesilane. Sumin maha. Ma saan aru, aga usu siiski, et sa vajad mind kunagi jälle
ja siis saab minust jälle emamesilane. Ma jään selleks alati. Queen bee. Aitäh, Chloe. Lähme. neiud? Sa ei taha vist minuga enam kunagi mängida. Tahan ikka, aga ma ei taha enam lepatriinu olla. Võid selle kostüümi endale jätta. Lohe! Vabandust, öölane, vedasin sind alt. ei, Majura, me sillutasime teed tulevikku. Emamesilane muudab varsti meelt. Hei, sina! Chloe! Need võlusõnad, mis sa mulle ütlesid, olid kõigest nali, eks? Muidugi mitte. Sa olid ju eile lepatriinuga koos, eks? Ja, näed siis. Nojah, hea küll. Võib-olla sa ei olegi täiesti mõttetu. Loodetavasti ma ei teinud Chloe'le liiga. Ta nägi ju nii palju vaeva. See on ta enda huvides. Ja sa kaitsesid ka lepatriinut ja musta kassi. See ongi superkangelaste ülesanne. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.